Seda õppeväljakut, mis täna Kaitseväe keskpolügoonil pidulikult avati, on Kaitsevägi oodanud juba pikki aastaid. Ma ütleks, et see on väga vajalik, et kui rühma tasemel, milleks on 4 masinat, kõik toimib ja lahinguväljal nemad saavad väga hästi hakkama, siis kõrgem tase iseenesest tuleb kaasa ja kõik juba peaks väga hästi sujuma. Nii et ma ütleks, et see 4 masina võimalik harjutamiskoht on ülioluline, aga tegelikult me juba teame, et siin me saame ka harjutada tegelikult siin vähemalt 2 rühma koostööd. Eks me hakkame seda testima, proovima, kuidas see harjutusväli seda võimaldab. Nii et ma ütleks, et potentsiaal sellel laskeväljal on tegelikult päris suur. Suuruseks on circa 500 hektarit. Selle ala sisse või ala peale rajati 4 rada soomukitele. Sinna lisanduvad siis ka 8 laskepositsiooni. Juurde tulid ka siis 2 liikuvat sihtmärgi positsiooni, 300-meetrine ja 350-meetrine. Ja siis veel erineval hulgal siis muid sihtmärgi positsioone. Kas ja kus kohas üldse siiamaani siis skaudid võib-olla said selliseid harjutusi teha ja kas said? Ja aastaid oleme käinud Lätis, aga Lätiga on see, et eks seal on ka nüüd hästi palju liitlasüksusi, omad üksused. Me ei ole nüüd tükk aega saanud Lätis harjutamas käia ja oleme oodanud sellepärast seda laskevälja just Eestis. Nii et see on praegu väga hea samm edasi selleks, et me saaksime ise veelgi paremaks. Kas ja kui palju ka võib-olla siis liitlastega hakatakse siin koostööd tegema? Ma arvan, et liitlased hakkavad seda laskevälja väga palju ja väga tihti kasutama ja ma usun, et me ka koos liitlastega kindlasti mingid harjutusi teeme siin tulevikus. Mis see maksma läks ja kui pikalt tööd kestsid? See läks maksma 6,2 miljonit ja rahastus on siis NATO taristu väljaõppe paketist ja tööd kestsid circa aasta aega, natukene alla. Sellist projekti ei olegi ju varasemalt Eesti Vabariigis ehitatud. Väljakutsed olid erinevad. Küll oli, kuna siin on maastik väga siuke vahelduv, siis see oli kindlasti meile väljakutse, et kuidas me saaksime seda kõike selliseks, et siin saaks ka väljaõpet teostada. Ja lisaks oligi see, et kuna meil on siin Eestis ju palju liitlaseid, siis meie väljaõppe oli täpselt samamoodi, et see vajas väga palju kureerimist ja organiseerimist, et väljaõppe ja ehitustööd mõlemad saaksid siis samal ajal.